Erinevate terviseprobleemide puhul on ravimtaimi ja taimseid preparaate kasutatud juba üle 5000 aasta. Ja praegu on see samuti tõusvaks trendiks. Viiruste hooajal on meie vaatajal kindlasti huvi, et millised on need kõige suurema kaitsepotentsiaaliga ravimtaimed, mida viiruste perioodil võiks kasutada? No kõigepealt alustame sellest, et siin koroona ajastul ju näeme erilise selgusega, et ega seda võluvitsa ei ole, kui just vaktsineerimist. Mitte selleks pidada kui ainust kindlat vahendit, mis meile ikkagi tulemuse annab positiivses võtmes. Nii et ka seoses nende viirushaiguste perioodiga ei saa niimoodi päris suhtuda, et võtame mingisugust sellist imetaime ja siis kõik on korras. Et kindlasti siin on tegu ikkagi kompleksse selliste tegevuste summaga, mida me peame arvestama ja rakendama. Selle hulgas siis ka igasugused preventiivsed vahendid, nagu me praegu elame ühiselt selles maski ajastus ja loomulikult koroona esimene periood just tuletas meile meelde seda pidevat käte pesemise vajadust. Ega selles osas mitte midagi muutunud ei ole, et need on universaalsed abinõud. Ja kas või ülitähtis on ju see, et kui me ikkagi tunneme ennast haige olevat, olgu see siis köhanohu, muud sellised asjad, siis et me jääme koju, et me ei tule inimeste sekka teisi nakatama. Ja muidugi nüüd sealt edasi tulevad siin mängu ka sellised immuunsüsteemiga seotud tegevused, kus siis on tegelikult ju täiesti teaduspõhiselt teada, et üks oluline faktor, mis nõrgendab immuunsüsteemi, on siis vaimne stress ja selline emotsionaalne madalseis. Nii et järelikult siis väga oluline selles kompleksses tegevuses on mõelda ka oma sellise vaimsema poole peale, emotsionaalsema poole peale, ehk siis olla võimalikult sellises vaimselt positiivses toonuses, mis, olgem ausad, ei ole alati küll kerge, aga sellele tuleb pöörata tähelepanu täpselt nii, nagu me peame pöörama tähelepanu sellele, et mask õiges kohas pähe läheb. Ja takkapihta jõuame siit siis ka muidugi taimsete vahendite juurde, mille seas tõepoolest on neid, mis aitavad kõigele sellele kaasa, mis eelpool juba mainimist leidis. Ja seal muidugi lipulaevaks on hinaatse ehk siilkübar, mis on kõige parema tõestatud toimega. Ja järgmise vahendina võiks siis nimetada ka musta leedrit, eriti siis musta leedri vilju, marju, selle preparaate. Ja vägagi võimalik, et siin positiivsed mõju avaldavad ka näiteks šenšen koos oma analoogidega, võib-olla ka küüslauk ehk ka mõnigi muu vahend, näiteks ka, mis kasekäsnana on meil tuntud, on siis must pässik, on viimasel ajal uurimist leidnud ka just toimega nii mõnessegi viirusesse. Nii et väga võimalik, et sealtki koorub tulevikus midagi huvitavat välja. Nii et loodus neid vahendeid pakub ja kompleksis kõikide muude abinõudega küllap nad meid toetavad. Tänan teid, professor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Olge terved!